Meie esimese saate muutuja käis nende 2 aasta jooksul läbi nii tulest veest kui vasktorudest. Saade pani proovile tema tahte, enesekindluse ja suhte, kuid tulemus saab olema imeline. Olavi oli täiesti tavaline noormees. Elumerelained aga viisid teda erinevate tutvusteni, kuni tema ellu tulid uued ja põnevad sõbrad. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. Ja piinarikkad tegevused. See vabadus ja sõltumatus oli Olavi jaoks liig mis liig. Kõik oli talumatu, tal tuli öösiti džämmida sõpradega, teha muusikat ja laulda. Nalja ja napsu sai kõvasti on Olav ise kurtnud oma lähedastele, kuid sellise mehe juurde naised ei tule. Tema salasooviks oli aga kunagi pruut majja tuua. Südames on Olavi tegelikult hea südamega romantik, ehkki väljast poolt ei olnud seda kusagilt näha. Kõige suuremaks sooviks oli ükskord ometi kuulsaks saada. Täna me seda teeme. Täna me anname Olavile au ja kuulsust. Täna saab Olavil lõpuks uue hingamise. Kas kõik meie tänase saate muutu ja uue välimusega seotud unistused täituvad? Otsuse teeb arstide konsiilium. Aga me ei saa teha mingisuguste väikeste armikestega, see on ikka täis reduktsioonplastika, see tähendab ankrukujulisi arme. Olavi tuuning võetakse ette järgmiste protseduuride abil. Olavi silmadesse paigutatakse operatsiooniga Zoom-süsteem, et ta näeks alati esimesena, kust tuleb kõige sobivam laine. Tema ninna paigutatakse erilised lõhnasensorid, et temast saaks parim sootsa tuule nuusutaja. Olavi hambad asendatakse titaanimplantaatidega, et tal oleks ohuolukorda sattudes alati võimalik kiirelt läbi närida kas käsi või köis. Olavi saab Putini meetodil moodsa sixpacki, ehk siis tema kõht kujundatakse ümber rasvaimu teel. Olavi saab endale innovatiivse puujala, mis on alati parimas asendis surfilainete vastuvõtmiseks. Olavi muutumine saab olema tõepoolest imeline. Uue nina kontuurid ongi juba joonistatud. See ei ole mitte niivõrd rasvane kõht, kuivõrd rippuv kõht. Võtame. Kui te näete, see rasv, mis tuleb, on ilus kollane, et see on nagu see, kas me saame seda nimetada kvaliteetrasvaks, see on muidugi jälle omaette küsimus, aga põhimõtteliselt nii peaks olema. Olavist on nüüdseks saanud selline mees, missuguseks ta on alati unistanud saada. Kohe-kohe näitab ta oma uut mina ka kõikidele teistele. Ja siit ta tuleb, meie imeline muutuja. Palun! Teie kõik, kes te olete fookuses, tõstke klaasid ja soovime koos. Palju õnne, Olavi!